Tere, head vaatajad! Tere ka minu poolt! Hea meel teid kõiki jälle näha üle mõne aja. Täna oleme siin Kaarliga stuudios ja eile, kui sõitsin EPA messilt koju, meil oli 2 päeva suurepärane üritus Tartus, kus palju põllumehi koos ja sõites nägin väga palju traktoreid põllul, et mis tööd tegemised praegu põllul käivad? Tööde tegemised põllul tegelikult hakkavad jõudma lõpusirgele, kuid midagi on veel teha, et talirapsid üldiselt peaksid olema pritsitud, kuid on mõned põllud, mis on siin üle Eesti, mis olid siin ebaühtlaselt tärganud siin Kesk-Eestis ja kohati Virumaal, Läänemaal ja Pärnumaal, et need, mis võeti ülesse, on nagu ümber külvatud ja ülesse võetud, aga need, mis jäeti, et nende juures käib veel viimased pritsimised, et sellised turgutada seda väikest ja ebaühtlast taimikut nii-öelda üle talvele, et oleks maksimaalne võimalus siis kevade kasvama hakata. Aga mida siis praegu pritsitakse, mida peale pannakse? Ongi, et tehakse sellist leheväetise tiire, et just turgutavaid leheväetisi, et praegust veel temperatuurid ei ole nii alla kukkunud, et on siin mõni üksikad öökülmaga ööd olnud, aga tegelikult temperatuurid on plussipool ja rapsitaim kasvab. Väga hea näide oli eelmine nädalavahetus. Ööd olid selline 8-9 kraadi, päeval oli 14-15 kraadi ja mehed ise ka ütlesid, et põld läks pilguga nii-öelda kohe rohelisemaks, et rapsipõllul. Aga teraviljade puhul on nagu pritsimistööd veel rohkem päevakorras, käib herbitsiidide tegemine, leheväetamine ja ka algab pihta tegelikult fungitsiidi aeg, kes teeb nii-öelda taliteraviljadele fungitsiidi sügisel. Eriti soovituslik on see taliodra puhul. Taliodra puhul me ikkagi viimasel 2 aastal oleme näinud seda väga suurt efekti fungitsiidi puhul, mis sügis on fungitsiid tehtud, ikkagi need põllud elavad üle just lumiseene paremini ja seal ikkagi tuleb arvestada loogikat ka, et see fungitsiid peab jääma taime sisse, et seda ei tohi väga vara ära teha. Et õpiku näide oleks see, et 5-6 päeva enne püsivate külvade saabumist, kuid siin kindlasti vaadake ilmateadet, mis näitab ilmateade, kuna lähevad ilmad nii-öelda külmaks, kuna hakkavad püsivad külmad saama ja teine aspekt on see, et vaadake ikkagi ka palju tuleb vihma, et mingi hetk võib küll soe olla, aga põld võib olla juba nii pehme, et sinna tegelikult pitsiga enam peale ei saa ja siis see töö võib jääda ära, pigem siis tehke see päev varem, see töö ära, kui on võimalus. Ja tegelikult täna on põhimõtteliselt oktoobri keskpaik, ega kuupäev ei olegi nii hiline või nii varajane just selle tegemise jaoks, et võib hakata juba tegema vaikselt, et kellel päevakorras on, et siin vaatasin just hommiku ilmateateid, et kuu lõpus juba lubab ikkagi sellised, et iga öö hakkab vaikselt miinusesse kiskuma, et ei ole enam nii soe kui praegust, et praegused ilmad tegelikult toetavad seda. Aeg ka sealmaal, et ka need päris külmad ka kaugel ju polegi. Ja, et ütleme, praktika on näidanud seda, et need pritsimised ikkagi aastate või johul, mis on olnud siin, toimuvad ära selline oktoobri lõpp, novembri esimestel päevadel, et kes läheb seda kõige ideaalsemat aega püüdma, siis peab väga kindel olema endas, et ta saab selle asja teha. Et tegelikult. Ja siis ongi tegelikult põllu pealt saab kokku tõmmata ja teraviljad üle Eesti tegelikult külvid on õnnestunud hästi. Jah, tahtsin just küsida, et kuidas põllupilt üldiselt on, et sa sõidad ju väga palju Eestis ringi. Kui me võtame kokku, nagu me ennem ütlesid, et rapsid on jah, et kes külvas väga vara, nende pilt on ilusam, see said rohkem niiskust, need vahepealsed külvid on nii-öelda piltkud öeldes lapitekid on väga ilusad suured taimed, mis olid niiskuse käes ja on siis neid hiljem tärganud väikseid taimi. Ja on hiliseid külve, mis on küll ühtlased, aga taimik on väike, aga ütleme, sügis on natuke neile ka leebem olnud, et nad on jõudnud sellisesse kriitilisse faasi kasvada ja et kõik oleneb, mis siis teeb meil nüüd talv, et kui külm ta tuleb, et need väikestele taimedele tegelikult see lumikate on pigem olulisem, et ta peal oleks, et kaitseks neid, et just, et nemad kardavad sellist karget miinust, et ei tuleks sellist -25 paljal maale, siis need väiksed taimed on kindlasti läinud. Aga teraviljade olukord, olgu ta raps, mitte raps, vabandust, nisu, ode, rukis, tegelikult need on väga ilusad. Nad on ühtlased, nad on saanud heasse mulda, mullaharimi on tehtud, et teraviljapilt on täna väga hea. Ja tundub, et ikkagi külvatud on jälle päris nii-öelda ilus pind teravilja, kuigi suvivilja aasta oli see aasta hea. Ja kuuldavasti jah, on ikkagi pandud jälle taas väga suur osakaal talivilja, et mõni mees siin 75 ja mõni mees isegi 80% peale. Et see osakaal ikkagi meil on väga suur. Lihtsalt seal on sama loogika, et taliviljade puhul sama hulga sisenditega, mis sa teeksid suviviljale, saagipotentsiaal on hulga suurem. Kas see realiseerub, peab tegelikult aitama meile ka kaasa natukene ilmastik, kuid kui ilmastik on soodne, siis samade hulga sisendite pealt lihtsalt taliviljasse rohkem kätte. Ega seal muud ei olegi ja tööd on tehtud.
no selge, siis jääb oodata ainult, et kuidas talv toetab ja kuidas taimestik siis läbi talve läheb, et ja jääme siis head talve ja veel paremat järgmist hooaega tegelikult ootama. Aga selge, Kaarel, suur aitäh sulle selle hea ülevaate eest, et loodame, et siis saavad need viimased tööd veel õigel ajal tehtud ja läheb kõik hästi. Ma tänan ka kõiki ja edukat hooaja viimast lõppu. Jätkame nüüd saadet Turboga. Urbo jõudis ka nüüd stuudiosse. Tere! Tere ka minu poolt, jah. Me olime nüüd EPA messil, mis muljed sul EPA-st jäid ja sa rääkisid ka väga paljude põllumeestega, et jah, et ega muljed on head, põllumehi oli palju, hea oli kohtuda ja juttu rääkida ja sai kindlasti ka mõningaid kasulikke vihjeid sellest, mis toimub põldude peal ja põllumeeste juures, et ja sai ise ka antud infot selle kohta, mis meie siis nii-öelda teame ja sai ka üks seminari osa ära täita enda poolt. Mis teemal seminari pidasid? Teemaks oli 2023 aasta saak sisuliselt küll, aga rääkisime üldisemalt sellest, et üldse kuidas hinda fikseerida, mida võib silmas pidada ja vaatasime just natukene ka seda ajaloolist poolt, et kuidas need viljahinnad on liikunud ja mida me sellest siis võib-olla järeldada saame ja kuidas sellest siis oma tegevusi võiks põllumees siis nii-öelda siis arvesse võtta. Ja meil olid ju veel seal seminarid, Mikk ja Kaarel rääkisid, eks ole, katsetest. Jah, ja eelneval päeval oli ka ju meil Erki, kes rääkis sööda poole pealt, nii et selles mõttes kõik meie sellised põhisuunad olid esindatud ja ma arvan, et see võis olla päris hea kasulik info põllumehele ka. Saime jah, ja jälle põllumeestele infot enda poolt jagada. Aga kuidas meil ostupoolega läheb, et? No ütleme niimoodi, et võib-olla siis võtaks selle 23 saagi kohe siia juurde, et tegelikult ju nagu Kaarel ütles ka, et põllutööd hakkavad läbi saama ja ega siin pikka pidu enam ei ole, on ju, ja ongi hea aeg võib-olla teha õigsed analüüsid kulu poole pealt, et leida see, et mis arvestuslik omahind on viljal näiteks ja tegeleda selle poolega, et leida enda jaoks siis selline sobilik müügiplaan või töötada välja selline müügiplaan, et kuidas siis oma saaki müüa, et mis ajahetkel, milline see hind võiks nagu olla. Ja ega täna, kui me vaatame uue saagi hindasid, siis tegelikult on teravili ju 290 kuni 300, et seal kandis ja raps on ju 600 kandis. Nii et tegelikult on need hinnad ikkagi ajalooliselt päris kõrged. Ma ei saa pead anda, et nad kõige kõrgemad on, aga vähemalt viimase 8 aasta jooksul on see kindlasti üks kõrgemaid tasemeid. Nii et seetõttu peaks ikkagi mõtlema selle poole peale, et mis on see riskitase ja kuidas ma neid riske hajutan, et oht on ka see, et ikkagi hinnad mingi moment lähevad alla ja kui see juhtub, siis me oleme enda jaoks ikkagi mingi võimaluse nagu mööda lasknud. Ja oluline on ju ka veel see, et tegelikult tuleb ju järjest rohkem see väetise ostuaeg, et endale ikkagi tarvikud nii-öelda ära soetada. Just, ja kuigi täna väetis tundub kallis, siis nagu Mikk tegelikult oma seminariga näitas, siis jaotades selle siis nii-öelda ikkagi hektari kulu peale ja vaadates nagu viljahinda, siis ei ole midagi väga ulmet. Nii et seetõttu ma ikkagi täitsa soovitan mõelda selle peale, et natukene oma riske ikkagi hajutada. Jah, et siis tegelikult tuleb ikkagi kalkuleerima hakata, et mis on 23 aasta nii-öelda oma tootmise hind, et see on nagu hästi oluline. Jah, sest see on hea koht, kus vaadata, et kas ma nüüd peaksin fikseerimisega natukene tempot tõstma või siis natukene tagasi hoidma, aga hajutamise mõttes fikseerima, ma arvan, et midagi ikka võiks hakata. No tegelikult võiksimegi ikkagi soovitada omalt poolt ka, et mõelda välja see nii-öelda see hinnatase, millega võiks siis juba uut saaki nagu hakata fiksama, ja kui hinnatase sinna kanti nagu ulatub, et siis sa enam nagu ei pea mõtlema, vaid sul on juba see arvutus ära tehtud ja sa saad kohe sealt nagu reageerida, et ega need kõikumised ikkagi saavad olema ka uuel saagil. Need võivad olla väga ajutised, et neid kohti nagu ära kasutada. Jah, seda kindlasti, sest et ega täna ka hinnad ju on circa selline tund aega kehtivad üldjoontes ja suures pildis on see aeg niivõrd lühikene, et kui sa hakkad siis mõtlema, siis võivad emotsioonid nii-öelda esile tungida ja hakata siin otsuseid mõjutama, kuigi hiljem tagantjärgi mõtled, et pagan, et ei olnud kõige mõistlikum on ju võib-olla see otsus, et seetõttu tõesti on hea mõte ette mõelda ja selle pinnalt siis, kui hinnad tulevad, sa juba tead, kas teha või mitte teha. Arvestades 23 aasta saab olema kindlasti keeruline, et kahtlemata, et kuhu poole nüüd hinnatasemed ikkagi edasi liiguvad, et ega me ise ka ju ei tea siin, et me võime vaadata siin suuri näitajaid ja fundamentaalseid numbreid, aga kuhu hinnad ikkagi edasi tüürivad ja mis see maailmaturg edasi teeb, et jah, ega seda ei tea. Ja ega siin järgnevates saadetes me kindlasti seda 23 aasta saaki puudutame ja natuke lähemalt vaatame ka seda, et millised asju siis nii-öelda tähele sealjuures panna, aga
see on siis tulevikus, on ju, et tänasel hetkel on meil ladudes palju ikkagi koristatud vilja ja mida ma siinkohal tegelikult tahan toonitada, on see, et palju vilja on ka põllumeestel enda ladudes, mis on koristatud päris kuumal ajal. See vili tegelikult suures hunnikus ei jahtu, seetõttu palun kontrolliga oma ladudes viljatemperatuure ja kui see on ikkagi päris nii-öelda kõrge, 28-30 kohati võib olla, et siis ikkagi peate natukene seda ikkagi liigutama, et jahtuks vili maha. Ja teine asi, mida kindlasti kontrollida isegi pisteliselt niisuguse võib-olla paari nädala või 6 tagant on ka edasi tulevikus, et tuvastada lihtsalt seda, et kui temperatuur mingil põhjusel hakkab tõusma, just see tõusumoment tuvastada. See eeldab muidugi seda, et te panete kirja need temperatuurimõõdud, mida te kuskilt kohtadest olete saanud ja kui temperatuur hakkab tõusma, siis on selline putuka oht olemas. Absoluutselt, elu hakkab käima. Just, ja täna me oleme juba ka seisnud silmitsi nende koormatega, mis on ikkagi putukaga juba. Jah, et ega me muidu ei räägiks, kui meil enda seda kogemust ei oleks, et me juba näeme, et tuleb seda putuka teemat ette ja ka kuumasi koormad, mis ongi tegelikult huvitav, et kui omal ajal on kuumalt koristatud, on pandud nagu silosse hoidma, aga tegelikult ega see silo on nagu termos, et ta ikkagi seal ise niimoodi lihtsalt ei jahtu, et seda peab ikkagi ühe korra nagu liigutama vähemalt. Jah, et see viljamass on lihtsalt nii suur, et mida suurem on see mass ühes kohas, on ta siis maas hunnikus või on ta suures punkris, et ega ta kergelt ei jahtu seal. Muidugi, kui ventilaatorid punkril all, siis on juba teine teema, et seda saab siis jooksvalt jahutada, aga kui punkritel ei ole ventilaatorid, siis on see teema küll, mida peaks igasugust kindlasti kontrollima. Arvestades, et koristushooaeg ikka lõppes praktiliselt ju meil augusti lõpus, me oleme praegu oktoobri keskpaigas, ega see vili ongi juba seisnud siin paar kuud, nii et vaja ongi kontrollida, nii et hea mõte. Jah, aga ma olen siin-seal veel kombaini ka näinud. Nii et päris kõik veel koristatud ei ole. Mida koristati? Oli rapsi ja oli ka vist mingisugust teravilja, et ma seda nägin kaugemalt, et ma ei tuvastanud niimoodi, et mis see oli, aga niisugust paari kombaini on siin ikka näha olnud, aga ma arvan, et need on suht sellised viimased ja ega tänaseks päevaks, ma arvan, et ikka koristus läbi tegelikult. Aga respekt nendele põllumeestele, kes ikkagi need viimased viljad ka sealt põllud ära koristavad, et ega ei jäeta midagi maha. Tuleb kõik ikka ära võtta. Väga tore. Aga aitab sellest koristusest küll, et ega need kombainid pannakse kohe siin ära ja tegelikult on palju huvitavam see, mis siin ikkagi nüüd toimus. Ja saatsid ise ka ühe sõnumi, kus sa teavitasid, et üks raport tuli välja. Et mis sellega siis välja tuli, mis infot sealt tuli? Mis juhtus? Ja sai informeeritud tõesti põllumehi, sest oli järgmine USD raport ja tegelikult turg seda väga ootas, aga enne vaatame veel, mis siin maailmas juhtunud on, et paar sellist olulist asja ikkagi maailmas veel on toimunud. Näiteks esimene suur asi on ikkagi see, et OPEC otsustas vähendada ikkagi nafta tootmist, mis puudutab kindlasti meid kõiki ka ja 1 miljonit barrelit siis vähem toota. See koheselt mõjutas nafta hinda, nafta hüppas üles, ka graafikult on väga selgelt näha seda mõju. Tänaseks on rahunemine toimunud, aga see näitab seda, et tegelikult võitlus energia pärast ja energiahindade üle ikkagi käib ja erinevad mõtlemised ikkagi ütleme siis USA turgude ja Aasia turgude ja Euroopa turgude vahel, et siin on selline, ütleme, ei taha öelda energiasõda, aga siiski see võitlus hindade osas, et kuidas seda nii-öelda ikkagi alla suruda. Et selles mõttes oli see nagu ka meie turule nagu väga oluline informatsioon. Ja kui me siit nüüd edasi mõtleme, et miks on oluline, et energiahinnad oleksid kontrolli all, et teisipidi on vaja jälle intressimäärasid tõsta ja see kindlasti paneb nii-öelda nii keskpanga kui ameeriklased nii-öelda surve alla intressimäärasid tõsta ja juba käivad ka arutelud, et intressimäärasid tulebki veel tõsta, nii et isegi arvatakse, et intressid võivad tõusta siin kuni 5-6%-ni, nii et see on igal juhul väga halb pilt kogu tooraine turule, et kõrged energiahinnad pluss siis veel kõrged intressimäärad. Ja kõigele lisaks, kui me vaatame üldse seda rahaturgu, siis just oluline on vaadata importivate riikide rahaseisu, et rahahinnad nii Egiptuses kui Nigeerias, kes on väga suured importivad riigid, siis nende väärtus võrreldes USA dollariga on nüüd väga kiiresti langenud, et see ostuvõime on langenud, ostujõud on madal ja see tähendab jälle omakorda, et nad ei suuda nii kõrgete hindadega seda nisu osta.
et väike järeldus siit, et tegelikult kas intressimäärad peavad, kas IMF peab näiteks appi minema Aafrika riikidele, et nad suudaks osta nii kõrge hinnaga nisu või see nisu hind lihtsalt ei saa enam kõrgemale tõusta, sest ta on juba nii palju kallis. Ja seda me tegelikult näeme ka ju, mis turgudel toimub, et tegelikult keegi väga pikki positsioone ette ei osta. Iseenesest kaubeldaksegi nii-öelda, võiks öelda peos suhu, vaadatakse nii-öelda lähimaid positsioone, sest oodatakse ikkagi, et hinnad võiksid olla madalamad, et tahetakse osta võimalikult hea hinnaga siis endale nisu ja noh, muidugi nagu ma olen ka siin varem öelnud, et väga palju mõjutab meid ka Venemaa nisusaak, et praegu ikkagi pilgud on sinna suunatud, et suures pildis nii USA nisu kui Euroopa nisu on tegelikult palju kallim, kui me võrdleme ennast siis Venemaa nisuhindadega, mistõttu me ei ole konkurentsivõimelised oma nisuhindadega. Ja noh, selle pildi juures on muidugi hea vaadata, et mida siis fondid teevad, et seda me ka kogu aeg jälgime, et kuidas nemad reageerivad turgudele, et viimased näitajad on sellised, et fondid on eelkõige ostnud nisu ja maisifutuure. Nisufutuuride juures on isegi natuke üllatav, sellepärast et oodatakse võib-olla just nagu hinna languse momenti, aga siiski nad panustavad praegu nisule ja maisile. Aga mais on samas jälle väga loogiline, sest maisi ennustatakse maailmas palju vähem, seda me oleme ka eelnevates saadetes rääkinud ja nad panustavad nii-öelda siis maisi hinna tõusule ja kuna mais ja nisu võivad käsikäes käia, siis futuuride lõikes, mitte nii väga hinna lõikes, aga futuuride hindade liikumise mõistes nad ootavad siis sealt tõusu. Vastupidine olukord on sojaga, neid positsioone on fondid siis vähendanud, ehk nad mängivad selle peale, et hind peaks siis alla minema. Aga nüüd siinkohal vaatamegi, mis siis USD raport näitas. Väga lihtsalt ja kiirelt kokkuvõttes turgu üllatas see, et raport ei näitanud midagi. Midagi ei juhtunud. Midagi sisuliselt ei juhtunud ja seda me tegelikult nägime ka oma hindade juures, et turg valmistas ennast ette teatud kõikumisteks. Eelmise kuuga võrreldes näiteks nisusaaki natukene vähendati, -2 miljonit tonni. See tuligi eelkõige siis USA ja Argentiina arvelt, samas Euroopa nisusaaki jälle natukene suurendati nii-öelda tagasi, et siin paari kuu taguse prognoosile. Nii et suures pildis väga suurt muutust nisus ei toimunud, mida oli ka natukene oodata, aga nisust nii palju, et USD raport näiteks ikkagi prognoosib Venemaa nisu jätkuvalt selline 91 miljonit tonni, aga kohalikud praegu prognoosivad ikkagi 100 miljonit tonni, nii et võime öelda, et sealt on selline 10 miljonit tonni puudu. Ja kui me vaatame suuri nisukasvatuspiirkondi, mis toodavad oma 50% kogu nisusaagist, siis oluline on vaadata nende toodangut ja see on tegelikult võrreldes eelmise aastaga kuskil selline, kui me siin oma majas oleme arvutanud, kuskil 12 miljonit tonni rohkem ja võrreldes nüüd ütleme 5-aastase keskmise toodanguga tähendab see kuskil 20 miljonit tonni rohkem. Nii et tegelikult nisu maailmas on, see on täiesti olemas, et jälle saame öelda, et nälga ei ole kuskilt näha, et see lihtsalt on siis erinevatel kontinentidel ära jagatuna ja noh, nagu ma ütlen, et ka Euroopa nisusaaki jälle uuesti tõsteti, nii et ka meil Euroopas on nisu piisavalt. Võime öelda, et kõige suurema pettumuse valmistas võib-olla maisi prognoos USD raportis, et turg ootas palju väiksemat saagiprognoosi ja palju suuremat tarbimist, kuid numbrid olid ikkagi palju väiksemad, mistõttu ka see turg üldse ei liigutanud. Et võrreldes nüüd eelmise aastaga on maisi ikkagi prognoosi kohaselt kuskil selline 48-49 miljonit tonni vähem. Seda on juba mõnda aega teada, et küsimus on, kui palju vähem teda ikkagi nüüd veel on. Ja kõige suurem küsimus on ikkagi tarbimises, et tarbimise vähenemist nähakse ka maisil nagu ka teistel kultuuridel. Ja see mõjutab kindlasti ka siis laojääke, mis hooaja lõpuks jäävad. Nii et ma ikkagi ütlen, et seni, kui ei ole ikkagi kogu mais koristatud, on väga raske midagi lugeda turult, et kui palju see saak siis saab olema ja väga oluline siin ongi tegelikult ikkagi USA turg, sest Ameerika on kõige suurem maisitootja. Ja kui graafikuid vaadata, siis nisugraafik liigub jätkuvalt samas koridoris, kus siin viimased nädalad on liikunud. Nisu hind liigub siin Matifi tasemel kuskil 340-365 vahel, et ta ei ole praegu kõrgemale läinud, on ikkagi tagasi kogu aeg murdunud, aga ei ole ka rohkem vajunud, nii et ka see USD raport ei mõjutanud hetkel väga suuresti liikumist, et me püsime samas koridoris.
ja täpselt samasugune muster on ka siis Ameerika nisuhindadega, et võime öelda, et selline copy-paste siis pilt on nii Euroopa kui USA nisuga. USD raport ei muutnud ka maisi hinda, et maisi hind läks üles juba siin mõni aeg tagasi, kui oli näha, et maisi tuleb vähem ja see on püsinud tõusukoridoris jätkuvalt, et kui palju ta nüüd siin ja kuhu poole ta siin edasi nüüd liigub, on raske praegu prognoosida, et ongi vaja oodata nüüd järgmiseid numbreid, et seekord see USD raport midagi suurt kaasa ei toonud ja suuri liikumisi ei toonud, kuigi turg ootas väga järsku hüpet tegelikult maisi hindades, sest oodati palju väiksemaid numbreid. Vahepeal ütles, et soja hind peaks tulema vaikselt alla. Aga kuna soja mõjutab hästi palju rapsi hinda samamoodi ja raps on meie põllumeestele väga oluline, siis mis selle sojaga siis täpsemalt seal on, et miks seda hinda siis peaks ootama, et ta alla peaks tulema? Ja, no tegelikult soja hind on ka tulnud alla, et jälle, kui me graafikult vaatame, siis soja on väga kiiresti langenud, on jätkuvalt languskoridoris ja USD raport ka viimased kuud on kogu aeg prognoosinud, et soja tuleb kuskil 35 miljonit tonni rohkem kui siis eelmisel aastal. Ja see muidugi mõjub hindadele negatiivselt. Muidugi selles USD raportis olid jälle sellised üllatuslikud numbrid, kus prognoositi vähem saaki tegelikult, kui jälle kohalikud on prognoosinud ja import jälle suuremad, kui tegelik reaalsus on, sest Hiina tegelikult praegu sojat ei osta, aga USD raport näeb seda palju optimistlikumana ja prognoosis palju suuremaid numbreid, ja see turule on täiesti vastuvõetamatu, ma ütleks, et isegi nonsense ja koheselt nii, nagu USD raport välja tuli, turg küll kohe ehmatas ära, et hoopis teistsugused numbrid, kuid siis saadi aru, et mingi kirjaviga peab olema seal, et see ei saa olla õige, mistõttu turg tuli tagasi koheselt alla ja seda me nägime ka korraks rapsi hinna futuurides, seda väikest liikumist ja täna liigub soja ikka vaikses langustrendis, et kuna soja tuleb rohkem. Aga rapsi see siiamaani veel mõjutanud väga palju ei ole, ma vaatan. Ta tegelikult on selles mõttes ikkagi mõjutanud, et kui soja siin vahepeal langes, siis me nägime ka tegelikult rapsi hinnalangust ka hinnatasemele 550, 560, ega me käisime nende tasemete juures ära. Korra küll, ja täna meil on muidugi rapsi hind tõesti üle 600 jälle, aga sellel on ka oma põhjendus, sest Kanada nüüd on ka koristanud rapsi ära, seal on ka väga hea rapsisaak, ka prognooside kohaselt oligi oodata head saaki ja seal oli samasugune fenomen tegelikult nagu meil siin Euroopaski, et põllumehed ei müü, nad hoiavad nii-öelda seda rapsi endal ja Kanadas see tõstis nii-öelda seda rapsi hinda, mistõttu ka meie rapsi hind, Matif Euroopas läks ka üles samamoodi, et see oli ka ajutine, paljud räägivad, et see on siiski ajutine tõus, kuid jälle see on praegu nii-öelda selline siis turul olijate ja analüütikute arvamus, et kuidas see hind liigub. See on see tüüpiline balanss ikkagi, et kes on nõus müüma, mis hinnaga ja kui müüjaid on ikkagi vähe, siis hind ikkagi läheb üles ja olenevalt sellest, palju seda rapsi tegelikult olemas on. Ja, aga globaalselt ikkagi ka USD raport prognoosib praktiliselt 10 miljonit tonni rapsi rohkem kui eelmisel aastal. Jälle suurendati ka selles raportis nii-öelda rapsi numbreid ja kui arvestades, et head saagid on igalt poolt tulemas, siis jälle peab kordama ennast, et ei ole nagu mingit põhjust, miks see rapsi hind peaks tõusma. Aga lihtsalt sellised hüpped rapsil on olnud lihtsalt nii suured, et selline 50 eurot tonni kohta üles-alla, selline kõikumine meil on täna rapsil tõesti juba siin pikemat aega. Et ainukene asi, mis täna tegelikult on täiesti selline teadmata koht on see, et mis see poliitika meile edasi teeb. Täpselt, eks see mõjutab kõiki kultuure, eks ole, ja kogu seda kompleksi. Ja rapsi puhul võib-olla on ka veel see tähtis teadmine, et kui me oleme nüüd rääkinud siin, et sügis oli väga kuiv, Euroopas oli väga palav ja et külvata ei saanud sinna tuhkuiva mulda. Mis oli ka kuum. Ja mis oli ka kuum, siis nüüd viimased andmed on olnud üllatuslikud, et näiteks Euroopa ikkagi prognoosib suuremat hektari arvu kui eelmisel aastal. See ei ole küll suur, see on kuskil sinne 5-6% esialgsetel andmetel, aga mind üllatas see küll, sellepärast et olen siit ja sealt kogu aeg kuulnud, et vähem rapsi ei saa külvata, kuum ja nii edasi, et see oli nagu üllatav, mistõttu ei pruugi ka uue aasta rapsi hind ju siis tõusta, et kui prognoositakse rohkem neid hektareid. Muidugi me saaki ei tea, aga hektarid annavad juba selle eelduse, et sealt võib siis rohkem seda saaki tulla.
jah, et eks see saaginumber hektari kohta näitab lõpuks ära, palju see lõppnumber võib tulla, et tänasel hetkel noh, ütleks, et rapsid ei näe just kõige paremad välja, aga elame-näeme. jah, noh, meil, eks ole, et Eesti on ikkagi väike võrreldes Seda siin teiste tootjate riikidega, nii et vaatame jah, et see uue saagirapsi hind muidugi ka kindlasti mõjutab ka vana saagirapsi hinda omakorda, nii et eks nad tuleb neid koos nagu jälgida. Praegu nad on samal tasemel, eks ole. Tahtsin öelda, et täna uus ja vana saagiraps on tegelikult ikkagi täpselt sama sisuliselt olnud siin viimaste nädalate jooksul. Aga 600 hind on uue rapsil ikkagi eelduslikult ikkagi hea tase. See on ikka väga hea tase tegelikult. Aga noh, muidugi kaugel 800 ja 900, mida tegelikult väga oodatakse. No just, et kui kulusid vaadata, siis ta võiks olla ikkagi kõrgem, aga noh, nagu sa ise ütlesid, kui rapsi tuleb rohkem, siis noh, seal ei ole sellist loogilist põhjust, miks see rapsi hind peaks veel ülespoole minema. Aga ja me näeme, et ega siin ainult saagikusest ja sellest tundub, et hind ei mõju, et ei muutu. Ja. Aga jah, suures pildis saamegi öelda, et millel on potentsiaali tõusta on ikkagi maisi hinnal. See võib tõmmata kaasa ka nisu hinda, aga ei pruugi, sellepärast et ostjad lihtsalt ei suuda nii kõrgete hindadega osta. Ja langustrendis püsivad ikkagi õlikultuurid, et hetkel on vähemalt nii, et aga kõike võib siin meil juhtuda. Väga segased ajad on jätkuvalt meil ja kokkuvõttes saab veel öelda, et veel on üks oluline kuupäev, on tegelikult 19. november, kui lõpeb see rohelise koridori tähtaeg, et siis me näeme, kas seda koridori pikendatakse või ei pikendata, et mis sellest saab. Juba on siis kuulujutud, et kas oli 4. november, et sinnamaani ainult lubatakse näiteks Ukrainasse neid viljalaevu, et mis peale seda saab, on väga palju teadmatust ja noh, igasuguseid kuulujutte muidugi turul liigub, nii et seetõttu peab ära ootama selle 19. novembri, et siis on nagu pilt selge, et mis siis saab, et seni on kõik ikkagi võiks öelda siis kuulujuttude tasemel, aga võib-olla tuleb ka juba 5. novembril mingi info, et vaatame, see on ka tähtis meil siin nii-öelda kogu seda kompleksi jälgides. Aga ma ei tea, tõmbamegi siis täna saate kokku, et igatahes oli väga hea jälle vahetada mõtteid. Just. Aga hoiame teid jälle ikkagi turuinfoga kursis ja kohtumiseni järgmisel korral. Kohtumiseni!